Tere armsad sõbrad, täna oleme siis koos Triinuga ja hakkame siis vaatama Eesti-Soome vahelist, kas on siis gaasitoru või lekked või plahvatused, et hakkamegi siis vaatama, et ma ei teagi, kuidas me seda küsimusi siis esitame. Et äkki vaatamegi, et millest see siis oli tekitatud, seal oligi, gaasitorus oli vist see, eks ju, mingisugune lekke. Kusjuures seda ma vaatasin kuskil aastaga tagasi, mul on see kuskil YouTube'is kirjas, et inimesed, kes laevadega sõidavad, sealt üle peaksid väga ettevaatlikud olema, sest seal vee all toimetatakse ja midagi võib juhtuda gaasitoruga. Ma ei mäleta, millises YouTube'is ma seda vaatasin, kes viitsib üle nüüd vaadata, võib seda otsida. Aga vaatamegi siis, et kas sealt on siis ohtu nagu meile tulevikus sellest, sest keegi rääkis ka, et kui on venelased selle taga, et siis mingi NATO 5 artikkel äkki läheb käima, eks ju. Aga vaatame siis, sina võid oma kaartidega vaadata, mina vaatan ka sinu kaartidega, minu kaardid on tee juures. Tänan usalduse eest. Ja ma mõtlengi, et mina paneksin, ma olen kõik kaardid juba sul ära ilusti seganud. Pool aastat siis on, vaatame. Ma arvan küll pool aastat on siuke piisav. Et ma mõtlengi, kuidas me selle nagu, kuidas me selle küsime. Et mis saab meie ühendustest ja? Kõigi seal ei olegi mingit gaasi ju sees praegu, nagu, või on või? Räägitakse ju, et ei ole. Et see Nord Stream oligi vist või? Mis ehitati. Aga vaatame ennem, et mina küsin see küsimus, et kas Venemaal oli mingit pistmist selle gaasitoruga. Näed, kohe tuleb saatana kaart, ehk siis kaart ütleb seda, et seal on kellegi teise käsimängus, et see on ikkagi inimtekkeline. Aga ma ütlen, et see võib nii mõnelgi une ära võtta, et mul on tunne, et see ei jää ainukeseks. Stressi ja muret ikkagi tekitab. Ja siin peab olema see paigasse kaardi panemisse viis ju vaata. Ma küsin, kas Venemaal on olnud mingit tegevust sellest. No, mul on tunne, et isegi vist on. Siin tuleb kohe võitluskaart, eks ju, ja siis surmakaart tuleb peale. Aga mul on tunne, et taheti teha midagi veel suuremat, aga nagu ei läinud justkui läbi. Sest mõõga ja surmakaart võtta koos ei ole hea. Et seal taheti võib-olla isegi midagi veel suuremat korraldada. Aga mina ei ütle nüüd vaata, et see minu arvamus, et ma nüüd Venemaast nii arvan. Või see kõik, mida me tõlgendame siin, on see, mida me näeme läbi kaartide. Mida siis ülevad räägivad, see ei peegelda meie isiklikke arvamusi. Ja see ei ole kindlasti meie arvamused. Aga tullakse ikkagi, hakatakse kellegile siis nüüd näpuga näitama. Et mul on täiesti päris kindel, et leitakse siis sealt poolt ka mingisugune süüdistus, ühesõnaga tuleb. Ja mis sellest siis saab? See välja külma kätte jätmine ja siis see mõõkade 10 ei ole nüüd otsene nagu siuke nagu surmakaart, aga see ikkagi näitab seda vaata, et kui see on ikkagi see veri vaata, et see võib minna kellegi kõrvaldamiseks ikkagi. Või siis see võib-olla ka mingi ajast lõppu, et tegivad mingid uued lahendused. Mina seda natuke vaatan ikkagi, kui mina vaataks ikka, nagu see sama vaata, kui Venemaal, kes see alla kukkus selle lennukiga, see ma just seda nime kunagi öelda, Privožin või kes ta oli. See ka kukkus lennukiga alla, arvata niisama kukkus lennukiga alla või? Ei usu eriti keegi, eks? Ja ma arvan, et vene inimene ise ka ei usu, mul ju sõbranna Venemaalt ikka mõnikord on oma uudiseid seal rääkida, ega seal vene inimene ise ka ei usu, et ise alla nüüd väga kukkus. Et ja ka spioonid ja kõik on olnud ju aastakümneid, aastasadu, eks ju. Ja mul on tunne, et see tegelane näitakse isegi üles saadakse kätte, kes seda täpselt on teinud. Ja siis sellele kuri karjas. Nad teevad ju praegu ikkagi kõvad tööd selle uurimise peale. Ja ma usun ka, et nad võivad isegi teada saada ja aru saada. Ja ega meile ju ma arvan, et palju asju ei räägita, mis on nagu riigisaladus või riigikaitsesaladus, eks ju. Et mitte siis inimesi ajada nagu, ma ei tea, stressi või et inimesed liiga palju muretseksid või siis kõrvaldavad lihtsalt nagu vaikselt nagu mingisuguse tegelase sealt ära. Ma arvan, et riigikaitsesse ei olegi nii võimatu nagu.
aga mul on tunne, et saadakse teada isegi. Aga ma vaatan ka seda, et ütleme, et siis see meri, mis Soome laht on siis, on ju, vaata sina siis Soome laht ja pane pool aastat näiteks. Et vaata, mis on nagu poole aasta uus, kas palju inimesed veel sõidavad ju Soome-Eesti vahet kogu aeg. Mida me peaksime teadma, et kas on mingid ootamatuseid? Sest et siin on, ma toon sama näite, vaata, ma rääkisin pikka aega selle veest, et tulevad veega probleemid, eks ju, noh. Mis meil oli probleem veega? Saaremaal. Ja nüüd tuli uudis välja, et kuskil, kus kohas see oli jälle mingi teema, et ka mingit mangaanirikast vett jõid ja kõik olid haiged. Kuskil ühesõnaga seal Lõuna-Eestis. Et näed, et ikkagi kontrollige oma vett, et ikkagi see ennustus läks täppi, et kontrollige ja vaadake tagantjärgi neid ennustusi, nad ei pruugigi nagu kohe täituda ka mingi aja jooksul vaata. Et kontrollige, vaadake. Tegelikult on raske määrata, et millal. Ongi, sest hingemaailmas ei ole sellist asja kui aega. Aga me üritame need kuskil nagu raamidesse panna ja kompame, et enam vähem seda aega nagu leida. Vaata, kui huvitav, et siin jätab ka 3. kuu täna, sest ka mingi jaanuarikuu teema. 5, 1 veel on ju. Ma paneks alla ka veel. Seda kui lisa. Täiendavat. Aha. No praegu tundub, et nagu sa ütlesid, et siit november on, detsember ja jaanuar. Mingi läbimurre või? See on suur edukaart. Ja, et on ju tegelikult näha, et on mingid probleemid, inimesed on löödud. Ja see vaata selline kaart, ma näitan inimestele ka, see on selline nagu, kus kunagi siukest nukud, et nööridest hoiad, eks ju, nööri nukud või nagu see nimetati. Marionetid, jah, see on ju marionetikaart. Et kui siin on marionetikaart ja vaata, siin on sulle kõrval töökaart ka, töö ja edukaart, eks ju, ehk siis et see võib ka olla mingisugune siis nagu otsuse saamine ju jaanuarikuus, et kuidagi nagu selle olukorra tuleb mingisugune otsus või siis nagu sügavam vaade või mingi edu või siis mingi paljastus. Aga sa näed otseselt siin ohtu nüüd praegu meile? Ei näe ohtu. Nii et võite rahulikult edasiselt sõita nagu nende bussidega, laevadega, et praegu ei näe, ma panen omal ka pool aastat, et ei näe ja siis ikkagi, et valmisolek vaata on, sõjakaart siin ikkagi on, et valmisolek tundub, et ikkagi on, et võib-olla nad jälgivad seda ala võib-olla siis natukene tihedamalt nüüd. No kõikide pilgud on peal praegu Läänemerel. Baltikumis, ma vaatan oma pool aastat. Aga nüüd ütleb, et sealt võib juhtuda kuskil kaugemal midagi. Mul on tunne, et siit Baltikumist kaugemal võib juhtuda. Või see Rootsi poole rohkem. No eks see ongi riikide vahele, et üks üritab ühte togida, teine üritab teist togida natukene, et keegi alustaks siis midagi, eks ju, mingit agressiooni. Aga ega tarki torma, eks ju, isegi väga vaiksed olnud. Aga mina, kui ma panen 1, 2, 3, 4, 5, 6, tänasest 4. kuu, mis see on siis? Veebruar, jah. Siis ütleb, et seal võib veebruarikuus ka mingisugune teema tulla jälle, mis peaks väga palju ka jääs olema ju, eks ju. Siis ta, mingil määral on ta jääs seal veel, eks ju. Siis võib-olla on halvem jälgida, ma ei tea selle kohta mitte midagi, ma eeldan. Aga siis võivad tulla mingid negatiivsed uudised selle kohta. Või siis mingi katse jälle, sest see on niisugune nagu leina moodi kaart või halbade uudiste kaart. Aga mitte midagi nagu liiga suurt. Sest rahukaart või siuke maailmakaart tuleb vaata juurde. Ja just vaatama siin ka seda rumalakaarti. Ja rumaluse või lollikaart on kõrval, et see tuleb vist mingisugune üritus, mis ei õnnestu võib-olla isegi. Ma ütleks ka, jah. Et võib-olla liiga nagu rutates siis on sealt poolt midagi tehtud. Või siis liiga entusiasmiga. Ja. Et ei ole läbi mõeldud. Ja, just, see võib ka täitsa olla.
aga kui ma siin vaatan, siis jällegi, vaata kui huvitav, et iga kui sa sõda vaatad, siis vaata nagu mingi valikute kaart või siis mingisugune õnneratakaart, et väga tihti on see, et ei ole plaani nagu paika pandud üldse mingit nagu kindlat suunda. Ju siis sõdadel ei olegi mingisugust kindlat saatust. Väga palju oleneb ju teisest poolest ka, kuidas teine pool parasjagu midagi otsustab, eks ju. Et aga selle ütleme, et selle Soome lahe kohta ma ka ei näe, ma vaatan korraks Soome poolt ka veel. Ma panen Eesti poolt. Jälle ütleb, et meie poolt jätakse midagi jälle rääkimata. Mul on tunne, et meil mingisugused... Seal oli vist mingi kaabel ka läbi lõigatud, et mingi Elisa oma äkki või? Oli mingi kaabli jutt oli ka. Aga see ütleb, et nad nagu Soomet nii väga praegult ei vaatagi, aga vaatavad pigem nagu meie poole kogu aeg. Et meie jääb ka siis president või keegi mingi väga sükene sümboolne meesterahvas jätab meile midagi rääkimata. See ei saa Kaja ka siis olla ju, mingi meesterahvas, äkki see mingi kaitseminister või kes see meil on seal, ma ei tea, kes see oli mingi. Vaatame kohe, kes ta, okei, ma ei hakka isegi eeldama, pärast nii häbi omale. Kes on meie kaitseminister, häbi. Oli Vefkur ikka, ma ei julgenud öelda. Aga vaata, mina jäin vaatama seda kaarti praegult, et tegelikult ollakse nagu... Hanno Vefkur, jah. Just kui selles suhtes nagu... Sundseisus ju. Jah, ei tehta mitte midagi ka. Ei julgegi teha, ma arvan. Vefkur oli, jah, ma vaatan korraks seda kaitseminister. Kaitseminister juhib Kaitseministeeriumi tööd ja otsustab selle valitsemisalasse kuuluvaid küsimusi vaatame siis Pevkurit. Alates 2023, 17 veebruar. Vaata kui huvitav. 2023 Pevkur. Aga kes ennem oli huvitav? Ei mäletagi. Vahetage nii ruttu või. No, kes ta on siis? Mis ta on nii muutunud siis või? Kalle Laanet oli siis äkki või? See on Pevkur või? Jah, eks ole küll. Täitsa sümpaatne. Vaatame, kas tööd oskab teha siis. Vaata tema seda elude numbrit. Oota, mis tal on? Millal ta sündinud on? Pevkur. Aha, polegi temal Wikipeedias või? Nii, Pevkur, imelik perekonnanimi, pole siukest kuulnudki. Nii, 0204, see on siis 6 on ju, 7, 777 on siis 21, 3 on elude numbriga. No need ongi, jah. 2-3 on ja noored hinged, aga 2-3 tähendab on head juhid. Aga nende viga on see 3-del, et nad kipuvad oma ideed liiga kiiresti ära kinkima. Ehk siis ei pane ennast võib-olla nii palju maksma kui vaja. Aga vaatame, ma ei tea, miks ta mulle praegu silme, et üldse lõi läbi selle nagu kaardi, vaatame, kuidas tal pool aastat siin läheb. Hanno Pevkur, 46 aasta. Vaatame. No, siin on 4 kuud. No ma ei näe, et ta hakkaks mingit suur üritusi mingi korraldama või tegema või et temast siin midagi nüüd väga... Otseselt mingit probleeme ka ei näe. Ei, mina ka ei näe mingit järsku ära minemist, aga kellega mingi konflikt tekib mingi noorema meesterahvaga. Et kus ta nagu nurka surutud, ta peab ennast nagu tõestama hakkama või siis nagu enda mingi käitumisi peab hakkama või tegemisi tõestama. Aga muidu, et on mingit ära minemist või midagi siukest, praegu ta küll ei peegelda. Aga jah, midagi jäetakse rääkimata, aga eks meil on palju külmutatud saladusi ju. Ja kõik ei veda me iga kord. Ja ma arvan ka, et me magame siis paremini ka, et võib-olla ongi see, et mida vähem me teame, seda paremini magame. Aga paljud ikkagi kardavad ka oma selle kodumaa pärast, vaatame siis uuesti ka üle, et ei tea, vaatame Eestimaa ja Eestimaa ohutus. Võtame pool aasta või aasta. Pane sinna pool aastat äkki. Ma panen 3. Iga kord peab üle kontrollima, sest mingi asi võib jälle muutuda ju.
ma tean, et aasta alguses ma ütlesin ka, et tegelikult Eesti on üks parimaid kohti praegu, kus elada, kus ei ole nagu sellist otsest nagu ohtu. USA keelas üldse oma inimeste, mitte keelanud, aga hoiatas nagu reisida, et igal pool on terrorismi oht, eks ju. Aga siit ma nagu ausalt öeldes ei loe välja praegult mingit väga suurt ohumomenti meile. Ma arvan, et neid sõdu on juba piisavalt maailmas, kuhu see energia siis panna, et ma arvan, et me oleme nii väikse tähtsusega praegu, et praegu, minul ei näita küll ka midagi, et me peaks muretsema praegult. Me peaksime rohkem muretsema toiduhindade pärast ja automaksu pärast. Ja no mulle tundub ka, et selles suhtes on niisugune rahulik, et pigem nagu vaatame, on võib-olla isegi selline rahulik aeg, ei näe kuskil sellist nagu kaklust või suuri probleeme, et võib-olla midagi uut on hoopis sündivad, mingid uued mõtted, ideed meil siin riigis. Aga ma ei näe neid positiivses, nagu pigem ma näen negatiivses, et kui sa vaatad nagu riigi nagu seda ohutust või asja, siin näitab midagi, mis on nagu naistele, aga naistele negatiivselt ja ma ei tea, mida sellest veel saab ära võtta siis. Huvitav, mida automaks on pandud juurde, eks ju, suurperedelt võeti rahad ära. Automaks tuleb veel ei ole otsustatud. Tuleb raudselt, tuleb ära muidugi. Vaja on ju endale palka maksta neil. Aga tõesti, siit meie ohutusel, meil detsembris näitab ka vaata sulle, et midagi mingi korraks ohumoment on, eks kindlasti on need meil olnud riigis rohkemad, aga iseasi, millest on räägitud, eks ju, ja millest ei ole räägitud. Et seal võib ka olla, et meile võib isegi keegi otseselt midagi valetada. Et mingisugune nagu vale, nagu, mis puudutab perekondi siis on? Ei ju ära lugedagi, palju neid valesid või tulemusi hakkab, jah. Perekondi, et võib-olla selle hakatakse midagi lubama, eks ju, ja siis pärast võetakse jälle ära äkki. Aga siin on midagi, mis nagu naiste õigusi. Mul on tunne midagi, nad võtavad, mis on seotud naiste õigustega. Et mingi õigluse või õiguse teema tuleb seal veel, mis ei mõju nagu... Kevadel poole siis. Kevadel, jah. Mis ei mõju nagu... Jah, ei mõju hästi. Et algu kõik nagu ostavad seda ideed, mõtlevad vau, aga pärast neid saa aru, kui olukord ennast nagu pannud on. Et kuidagi nagu naiste õigusi hakatakse piirama, ma ei tea, kas see muidugi abortidega seotud või laste sünniga, meil on ju lapsi juurde vaja, eks ju. Ma ei tea, kui lastetuse maks, siis on küll vau. Ma ei imesta enam, ausalt, ma ei imesta, et siin meil on kõik võimalik. Aga inimesed, ütleme niimoodi, et võib-olla tõesti reisimisega olla mujale nagu ettevaatlikum, aga Eesti-Soome vahelt minemist ma ikkagi ohuks ei peaks. Ja ma arvangi jah, et suurem probleem on ikkagi see toiduainete ja muu tööstuse see hinnatõus, mis tekitab inimestele praegu meelehärmi pigem. Mina olen teinud asja väga lihtsalt, mina ostan ainult asju praegult ja toiduaineid, mis on soodukaga või mis on mitte väga kõrgel varasemast hinnast. Kui mina näen, et on juurde pandud minu, ma ei tea, lemmik mingi võidele 3 eurot, mis muidu maksis pool aastat tagasi näiteks, ma ei tea, 1,50, siis mina põhimõttega seda ei osta juba. Ma ei maksa põhimõttega pool juurde lihtsalt. Aga see juba ju tead, et ega elu lähebki kallimaks, see on paratamatus. Tead, mina ütlen, et ei ole. Ei ole, see on inimeste ahnus. Minu juures käis vastuvõtu meesterahvas, kes müüb suurtele poodidele siis kaupa. Ja mina pidin tema käest küsima, mina ütlesin kohe, tead, aga ütle, mina nüüd tahan teada, ütle mulle nüüd ausalt, kas tegelikult ka on see hinnatõus nii õigustatud, et sina ju müüd reaalselt nagu toiduainet, et see on mingid banaanid ja asjad. Tema ütles, tema viib Coopile, tema viib Selverile, tema viib seal Rimile, ma ei mäleta, millele seal veel. Kõikidele viib siis neid mingid asju seal, eks ju. Ütles, et ei ole, ta ütles, puhas ahnus on selle nimi. Ütles, et ei ole absoluutselt õigust. Ütles, jaa, transport on natuke kallimaks neid, aga ütles, et see, mis hinnad on juurde pandud, absoluutselt õigust ennast. Ehk nad näevad täna võib-olla võimalust siis panna. Nad näevad võimalust lihtsalt panna, sest kõik panevad ka selle inflatsiooni ja elu kalliduse alla, mida seda neil oleks ka päriselt seda vaja panna. See nimi on ahnus, need on tema sõnad. Et ei ole minu sõnad või minu arvamus, vaid see sõna, mis see mees ise mulle ütles, kelle on suur hulgilagu, kes siis müübki nagu siia poodidele. Nii et kui te selle hinnakesi näete, ehk siis
ma arvan, et ongi see mõttekoht, et mida ma saan siis ise kasvatada ja mida ma võin saada naabri käest ja et kas ma ikkagi tahan sellise hinnaga osta või mitte nagu. Et kõik, et nii kaua ma arvan, et see hinnatõus tulebki, sest nad näevad, et me ju jätkame ostmist. Me ei ütle mitte midagi. Aga vaata, kui sellealane streik tuleks, ma ei võtagi. Ma võtan ka hädavajaliku. Ja ma olegi nõus reaalselt selle, et siukest hinda maksma. Ja kui me seda teeme piisavalt kaua, ma ei tee nüüd mingit üleskutset, eks ju. Aga ma lihtsalt räägin, kui sa isiklikult baasil seda teeksid, siis tegelikult tuleks muutus ja nad tõmbaksid selle hinna rohkem alla, sest nad näevad, et inimene ei osta. Inimene lihtsalt ei osta. No kui ostujõud langeb, ega siis tarbimine vähenebki, eks sealt võib-olla hakkavad hinnad järgi ka tulema, aga inimesed on ka tegelikult ju alati ka oma kodus kartulit kasvatanud, porgandeid. No aga meil on ju praegu suurem osa inimesi on linnas, kes teenivad siukest suuremat raha. Ja, aga ma arvan, et rõdul mina olen küll näinud, kuidas istutavad seal oma väikseid tomateid ja kurke. Aga tomateid saab suurem osa ajast ju ainult hooajal. Praegu mina tomatit ei pane, eks ju. Praegu ma kahjuks tomatit kasutada endale ei saa ja siis ma olengi sunnitud ostma seda poest, eks ju. Aga kui sa vaatad poes hinda, kui ma rääkisin sulle teile kunagi sellest kurgi hinnast, siis nüüd ma ei taha sellest kurgist enam rääkidagi. See südu kurgi ostmine juba luksuseks saanud. Et ostabki see, kes on kas me saame täna kurki ka süüa või? Et see on juba teatud määral luksus, sa lähedki poodi. Kui ma varem oskasin ausalt öeldes nagu arvestada, et palju mul ostukorv võiks maksma minna, siis mina ütlen käed üles, et mina enam arvutada ei oska. Sest et mina ei oska isegi umbes öelda, kui palju mul see ostukorv maksma läheb. Sest siin neid hinnasilte vahetavad nad ju suhteliselt, ma ei tea, üle päeva panevad sinna mingit. Ega ostukorv on kallinenud ja kogu elu on ikka. Ja mitu last on sinu? 3. Minul on ka 3. Ja minul kõik 3 tahavad süüa. Ja kui vaadata seda hinnad tõusu ja 3 suudan nagu toita, siis ei ole see, et ma käin korra nädalas poes. Ilmselgelt, kui sa saab mingi piim otsa või leib otsa. Sa käid ikka mitu korda. Siis sa käid ikka mitu korda. Aga siis saadki sunnida hakkama juba vaatama. Aga mina emana ei ole nõus nagu kvaliteedist alla laskma. Ehk siis ma pean läbi mõeldumalt lihtsalt toite tegema. Niimoodi, et saaksid oma täisväärtusliku toidukoguse kätte. Aga see nõuab omakorda aega ja kalkuleerimist ja vaatamist. Et ma arvangi, et see on meie eestlaste praegu see põhimure ja ma arvangi, et sõja näol ja kõige näol nad panevadki need hinnad tegelikult üles, mis ei ole kõik tegelikult. Sama oli kütusega ju. Oi, näed, sõda tuli, see tuli, meil oli kütus üles tõsta, eks ju. Aga see on kõigi kütus hinda alla lastud. Täna just lasti. Ja kui palju see oli siis? No, olematult. Just. Aga miks ei ole ta siis, see sõda on vaadata kestnud, miks ei ole siis see hind juba alla läinud uuesti? Aga meil käib, kes see meil pani seal mitu tuhat liitrit või mitu 100 liitrit pandi sinna ühe päeval. Meil siis see, mina ei tea, kes see oli seal poliitikast. Neil on ju mingisugused kaardid, kus nad saavad siis panna omale bensiini, on ju. Ühel päeval pandi, kui ma ei ekli, see mitu 100 liitrit äkki või, kuhu see tekib küsimus üldse kadus siis. Meie inimesel pole enam üldse mingit arusaama, mis sealpool toimub ja nagu öeldakse, lugege minu huultelt. Ma isegi ei saa rahulikult siuksest teemadest enam rääkida, sest minu arust on asi ikka päris hull. Ja kõik hullem on see, et meie inimene ei tee mitte midagi. Ma vaatangi, mina olen ainukene, kes poes käib ja kõva häälega kommenteerib, kuidas see võimalik on. Teine inimene läheb vaikselt, võtab oma vorstijupi ära, läheb, maksab ära, paneb silma kinni, läheb edasi. Mina räägin poe müüjaga. Mina olengi vist see, kes võtab vaikselt oma asjad ja läheb minema, aga ei no jah, päris nukker on küll vaadata, et kui varasemalt käisid, oli arve 50, siis nüüd ikka 50-ga välja ei tule. Ei, mina ka ei tule 50-ga ja mul on mõnikord olnud, et kui ma teatud summa kaardi peal, siis paar nädalat tagasi läksin poodi ja mulle öeldi 125 €. Siis no oota, ma helistan sõbrana, kuule, kanna mulle tead 25 € juurde, poleks arvandki, et nii kallis. Ma võtsin kohe selle tšeki ette ja ma hakkasin läbi vaatama, mis see on. Sa vaatad küll, mis see on. Aga kui seda kokku loed, siis ma saan aru, et vau. Aga mina olen selle poolt, et meie inimene peaks hakkama midagi tegema selle muutmiseks. Sest et kui see niimoodi edasi jätkub, siis me läheme lausvaesusesse. Siis me ei muretse enam sõja pärast, vaid me oma inimene peab vaatama, kuidas see ikkagi oma juba toidulaud ära katta. Automaksed, kes on liisingus, on kallinenud. Eluaseme maksud on kallinenud. Aga nad lasevadki selle peal jõuku, sest inimene ütleb mitte midagi, inimene läheb silma kinni. Kus on need inimesed siis? Kust me oleme siis kõik? Rahulikud eestlased kannatavad. Kannatamegi ja mujal ka, aga need rahvad nagu tuleksid selle vastu nagu kõik.
ja küsiksid enda käest, et oota, mis siin nüüd toimub, mida me siin teeme, siis ma arvan, et tuleks ka suurem muutus. Ma ei tea, võib-olla ma olen Riigikokku isegi kunagi. Kunad sinna minna saab, 40 pead olema või? Või saab varem minna või? Ja siis kui ma kandideerin siis ja löön selle laua puhtaks ja sest ma tahaks tõde sinna, ma tahaks sinna inimest, okei, see oli väike naljaga, aga never know vaata. Tahaks seda tõde saada, näidatagi inimestele, mis seal tegelikult vaata toimub, eks ju. Et oledki nagu mingi rahvaerakond või tead, kus ongi kõik läbipaistev. Aga ma arvangi, et seal kõik, kes saavad meie poti kallale, keegi ei taha sellest loobuda. Ja sellepärast kõik ei toogi seda täielikku tõde. Sest kõik on see meie poti kallal ju, kõik on ühes süsteemis ju. Ja mõtle, see on nüüd see, mida kõik siis tahavad, see messi on ja kõik tulevad, see ütleb, kus ma lähen siia ära, kus ma saan seda tõde siis avaldada. Siis on mina ka ju ilma. Ja võib-olla mis on see tõdega, kuidas keegi seda tõlgendab, kuidas keegi seda näeb? No tõlgendus on see, et kõik tõstavad omal igasugust palka ja meil tõstetakse maksu, et nemad saaksid omale sellist palka. Aga ja, lähme emotsionaalselt. Mina olen selle poolt, et ei ole selline elu. Mina olen selle poolt, et selle süsteemi vastu on võimalik minna. Aga siis on vaja sinna piisavalt palju inimesi, et selle süsteemi vastu minna, et tuleks muutus. Sest kui iga üks meist kodus mõtleb, et nii ei saa enam edasi, me tahaks muutust oma lastele juba. Sest kui me kõik jääme koju mõtlema, et okei, see on elu, siis järgmine aasta meil on, või ülejärgmine aasta meil automaks kõikidel 1000 eurot nägu. Palun, maksa ära. Ja kui ei sobi, siis sõida bussiga. Kuidas mina siit lähen? Mina elan siin üldse siukses kohas, kus heal juhul poolest õhtust tume sahk tuleb. Ma ei kujutaks ette, kui ometi ma elan linna piiri peal, eks ju. Ma ei kujutaks ette, kuidas ma siit ilma autota läheks. Ma kutsuksin proua Kaja ja kõik siia endale külla. Võtame minu 3 last käte kõrvale ja proovime siit kõik nüüd 3 kesti ilusasti minna läbi lume, sest minu siin sahk niimoodi ei käi. Ja ma tahaks näha, et lasta võtab minu 3 last kajakene, tule võta need lapsed kõik ja tule vii need siit bussiga lasteaeda. Minul on siit bussini kuskilt kilomeeter, aga mine sumpa 3 lapsega siit. Mis ma võtan siis? Ühe võtan selga, teise võtan siis puusa peale ja 3 siis kõnnib ja sumpab siin või? Aga ega löögi all ongi ikkagi inimesed, kes elavad linnast väljas, kellel ei ole väga varianti. Ja isegi tegelikult ka need, kes elavad linna piiri peal, sest minul on linna 3 kilomeetrit. Ja kui bussi jään ootama, siis ootab pool tunni mingit bussi ja siis ma külmetan selle aastasega või. Mul on vaja autot. Aga see teeb seda, kui mul on auto, siis mul on 3 last. Mina pidin ostma ju suurema auto, eks ju? Sest mul ei mahu 3 turvatooli kõrvuti. Aga nüüd mina pean selle pärast, et mul on 3 last, mina pean maksma suuremat automaksu, sest minu auto on suurem. Siis mind kui suure nagu lapselist peret diskrimineeritakse selle võrra ju. Aga ma leiangi, et kui ühelt poolt vaata võetakse, siis kuidagi peaks ka andma, et oleks see tasakaal tegelikult. Et selleks, et tõesti perekonnad või näiteks nagu sa ütlesid, sul on ka 3 last, et sa hakkama saaksid, siis okei, tuleb see automaks, aga kuidagi peaks ka toetamis neid perekondasid. Et ma arvan, et siin ongi tegelikult selle kogu asja see õun, et ma ei räägi ainult suurperedest, ka nendest, kellel on 2 last. Siin, kas arvatud mul, ma ei tea, naaber 2 lapsel kõnniks paremini sinna või? Absoluutselt mitte, täpselt sama probleem. Vankriga siit sa ei lähe. Ehk siis kuhu sa selle lapse siis paned koos talve kombedega, võtad selga või? Vanker siit läbi ei lähe. Mina näiteks talvel vankriga jalutamas käia ei saa. Sellepärast, et minul sa need palkondil panna lapse magama, sest minu vankrirattad siin lihtsalt ei keerle. Ja see ei ole mitte kellegi probleem. Ja siis öeldakse, et mine bussiga ja ma elan linnas tegelikult, ametlikult ma elan paberite järgi linnas. Aga mul on linna 3 kilomeetrit. Mina olen linnast väljas. Vot, ja kuidas sina peaksid siis liikuma, eks? Suusad paneme alla, eks ju? Võtame need salvakelguud. Et tegelikult on see suur asi, millega tegelikult peaks hakkama tegelema ja minuni ei ole jõudnud see informatsioon, mille ma olen kõrgemate käest küsinud, et kui seal on midagi, kui minu hääl loeb, kui seal on midagi, mis ma saan ära teha, siis anna mulle märku. Ma veel ei ole sinna jõudnud. Aga ma olen kindel, et kui ma jõuan selle momendili ja ma saan selle inimeste hääleks, ma ei räägi, et ma kuskil Riigikokku lähen, ei, siis ma seda kindlasti ka teen. Mina ei karda öelda, et siin ongi probleem või siit võiks nii teha või naapidi teha. Et tule ela seda elu ja tule vaata, kui see elab päris inimene, ka Tallinnast väljas. Et meil Tallinn ja ülejäänud Eesti on 2 täiesti erinevat riiki. Jaa. Palgavahed Võrus, Valgas
et ka seda peaks tegelikult idas, see on täiesti 2 erinevat asja. Seda peaks tegelikult täiesti eraldi vaatama, aga nad vaatavad küll seda Eesti keskmist, võtavad oma palgad sinna sisse. Ja siis tekibki, et oi, vaadake, meil on Eesti keskmine ju nii suur. Aga ei ole ju. Võta nüüd see 101 sealt maha ja muud asjad veel. Et samamoodi nagu laste ja kasvatada meil alahinnatud oma piskukese peal. Õpetajad ka. Õpetajad samamoodi, päästjad, politsei, arstid. See raha võiks neilt ära võtta, panna neile, mina oleks nõus maksud tõstma ja neile andma selle raha. Ja nad tuleksidki hea meelega tööle, kui nad saaks piisavalt tasu. Aga praegult on kuidagi nagu vastupidi, et need, kes seal otsustavad, maksavad omale hoopis. Miks ei ole meil seda jõudu, et inimene läheb, kütib sinna, et aga tead, me nüüd teeme boikoti ja nüüd meile see ei meeldi ja nüüd me laseme selle laialisid kõik. Nemad ei lase ise ennast laiali, te näete, kuidas Kaja tuli, Kaja läks ja Kaja jälle tuli samal päeval. Sellepärast, et tal on see võimalus, inimene ütle midagi. Võim on ikkagi võtme selleks. Meie käes oleks seda muuta, aga ma mõtlen veel. Me mõtleme veel ja ma loodan, et inimesed ka mõtlevad veel, kuidas me saaksime selle inimväärse elu tagasi. Me oleme praegult ju ametlikult hullemas seisus, kui me olime aastal 2008. Täna hommikul tuli just uudis, et see künnis on ületatud juba. Ja ma ei tea, kuhu, mul on mina veel saan kuidagi hakkama, on ju. Ma olen hästi energiline, ma jõuan igale poole, võtan projekte, teen. Aga ma ei tea, kuidas tavainimene näiteks, et kes on, ma ei tea, üksikema näiteks oma 3 lapsega ja näiteks läheb kuskile riidepoodi tööle ja saab oma näiteks, ma ei tea, 800 eurot kätte. Ja tal käivad lapsed veel koolis. Kindlasti ongi väga raske. Ma arvan, et see masendab juba ja midagi peame ette võtma. Aga kui sa ühelt poolt annad toetust ja teise käega sa võtad selle kohe nagu ära, siis see jätab nagu mulje, nagu sa saaksid toetust, aga tegelikult sa teise käega võtad kohe selle ära. Kui muud asjad tõusevad, siis ei ole ju selle pointi. Et praegult juba on ju näha uudistes, et sündimus väheneb, inimesed ei sünnita enam. Inimesed ei julge lapsi enam saada, sest neil ei ole kindlust enam. Kas sina julged sünnitada siia maailma rohkem? Ei julge midagi praegu teha. Vot, mina samamoodi, mul on 3 last, kunagi mõtlesin, et 5 oleks niisugune ilus number. Aga vaadates seda, kuhu see maailm praegu on läinud, ma arvan, minu maksimum, kuidas ma saan majanduslikult nagu hakkama, on 3 praegusel hetkel. 5 kindlasti mitte. Kuigi varem ma oleks kindlasti 5, miks mitte. Praegu ongi, vaata, maailm on nii suures muutumises, et hea, kui sa hetkel püsid ilusasti veepinnal ja kõik just. Nagu on kui sul on katus pea kohal ja sul on lapsed toidetud, siis on sul hästi tänapäeval. Aga siin me ei räägi elu nautimisest või et käid siin reisile, seal reisile, harid ennast ja tunnedest hästi. Kui sul on kogu aeg mure, mõtled, kas ma nüüd saan hakkama või ma ei saa hakkama. See on see tavaelu, see päris elu inimestel, kuidas väga paljud elavad. Nii et teile ka mõtteainet, kuidas siis seda olukorda muuta. Me oleme riik, see ongi rahvas. Andke kommentaaridesse siis märku, kuidas seda olukorda muuta, kuidas on teie visioon sellest.